Tabelit vormindatakse Times New Roman kirjas suurusega 12 punkti. Suurematel tabelitel võib kasutada kirja suurust 11 punkti. Kasutatakse ühekordset reasammu ja lõigu vahet kas 6 punkti enne lõiku ja 6 punkti pärast lõiku või 3 punkti enne ja 3 punkti pärast lõiku. Okei. Tabeli veergudel peavad olema pealkirjad ehk veerupäised. Veerupäised joondatakse lahtri keskele. Võib kasutada paksu kirja. Tabelis olev tekst joondatakse lahtri vasakusse serva ja arvud joondatakse lahtri paremasse serva. Tabeli andmed võib automaat sobitada sisuga. Tabelit nummerdatakse ja pealkirjastatakse. Selleks märgistan tabeli, valin viited ja lisapealdis. Sildiks valin tabeli. Number ja pealkiri peavad olema valitud üksuse kohale. Ja siia sisestan tabeli pealkirja. Ja okei. Avalehelt muudan pealdise laadi. Klõps paremaga pealdise laadil, muuda. Ja valin, et kiri on Times New Roman, kirja suurus on 12, kiri on paks ja kirja värv on must. Ja vasakjoondusega. Okei. Märgistan teise tabeli, valin viited, lisapealdis. Siia tuleb iseenesest nüüd tabel 2 ja kirjutan tabelile pealkirja. Punkt tühik. Okei. Kõik tabelid tuleb siduda töötekstiga ja neile tuleb viidata. Kui viitan lausele, siis viide tuleb enne lause lõpupunkti. Tabelile viitamiseks valin viited menüüst ristviide. Viite tüübiks valin tabel. Lisatavaks viiteks valin ainult silt ja number ja viitan tabel 1-le, lisa. Sulud tuleb endal teha ja siia võib lisada veel FT ehk vaata. Ja sulg kinni. Viitan ka teisele tabelile. Teen sulud, FT ja viite lisamiseks ristviide. Viite tüübiks tabel, lisatav viide ainult silt ja number ja viitan tabel 2-le, lisa. Sule.